tere tulemast Eesti Noortekirjanduse lehele. Käimas on noortekirjanduse kevade intervjuude sari ja täna on külas Tea Lall. tere, Tea! Tere, tere! Kuidas sinust sai kirjanik? Et sa oled hakanud kirjutama viimastel aastatel alles. Ja no mina ise arvan, et minust ei ole veel kirjanikku saanud. Mul ei ole kunagi olnud plaanis hakata kirjanikuks. Et see on kuidagi lihtsalt kujunenud niimoodi, et mul tekkis mingisugune sisemine sund, mis mind kogu aeg nagu ajas tegutsema ja siis nii see esimene raamat sündis. Ja ma arvan, et see tee, et kirjanikuks saada või et ma kuidagi ise tunneksin, et ma olen nüüd kirjanik. Ma ei tea, võib-olla ma, võib-olla seda tunnet ei tulegi, aga praegu mul ei ole seda tunnet, et ma oleks kirjanik. No ma vaatasin, sul on 2 ilmunud raamatut ja sa oled mõlema eest auhinna saanud. Ma arvan, et siin on potentsiaali küll olla kirjanik. Jaa, see oligi selline proovikivi, ma mõtlesin, et miks mitte osaleda võistlustel, kirjandusvõistlusel. Ja see tulemus oli minu jaoks ootamatu, et mul läks seal mõlema raamatuga väga hästi, jah. Et see Et andis küll sellist enesekindlust, jaa. Ma siis nimetan ära ka, et Ära armasta mind enam, et see oli Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlusel ära märgitud teos ja siis teine raamat Katki, mis ilmus hiljem, et oli siis tänapäeva romaanivõistlusel 3. koht. Jah. Ma saan aru, et sinu jaoks olulised on sellised nagu suhteteemad või nagu peresuhted pigem. Jaa, suhteteemad ja ka selline üleüldine selline inimeseks olemine, et kuidas inimene kujuneb välja. Miks just see teema sind kõnetab? Ma arvan sellepärast, et mulle meeldib väga inimesi jälgida. Mu lemmiktegevus on see, ma tean, see on vist paljudel kirjanikel nii, pargis istumine ja lihtsalt inimeste vaatamine. Ma, ma lihtsalt jälgin neid ja ma kujutan kohe ette seda, nende tausta, et kuidas nad elavad, millist elu nad elavad. Mul hakkab sealt kohe jooksma mingisugune mõte, mingisugused sündmused. Et see on nagu minu jaoks hästi põnev. Peresuhted sellepärast, et tegelikult ma näen, kui raske on täna noortel nende suhetega toime tulla, et neid suhteid on nii erinevaid, peresid on nii erinevaid ja see nagu puudutab mind. Kas sulle, tähendab, tihti on öeldud seda, et noortekirjanduses on kuidagi sellised väga sünged ja rasked teemad. Et kas sulle tundub, et tõesti nii on? Ma ise näiteks arvan seda, et noh, tihti on see, et öeldakse küll, et see teema ei ole nagu eakohane võib-olla. Aga samas on niimoodi, et väga sageli me näeme uudistest, et noh, need lapsed, kes ei ole eakohased mingite selliste probleemidega tegelema, on pandud sellistesse probleemidesse, et selles mõttes tundub, et kõik on eakohane. Kuidas sulle tundub? No minule tundub ka, et kõik on eakohane. Selles mõttes, et mu ümber on üsna palju noori inimesi ja kuidagi elu on niimoodi jälle mul läinud, et on sattunud mu teele selliseid väga katkiseid noori, väga-väga õnnetuid noori, kes on pidanud just silmitsi seisma selliste probleemidega, millega selles vanuses lapsed, noored nagu ei peaks silmitsi seisma. Aga lihtsalt elu ei ole alati selline sirgjooneliselt kulgev asfalteeritud tee, kus on hea mõnus kõndida paljajalu. Et tihtipeale ta ikkagi on selline päris kivine ja teeb haiget. Et nii lihtsalt on. Muid kindlasti on ka selliseid noori, kellel on kõik hästi. Noh, kas just kõik hästi, aga noh, jah, et elu on selline lihtsalt palju keerulisem ka noortel. Ma saan aru, et sa oled siis oma südameasjaks võtnud just need sellised keerulisemad noored, et sa kirjutad nagu neile. E, Või praegult on lihtsalt nii juhtunud?
nii on lihtsalt juhtunud, ma arvan, aga mind puudutab jah rohkem see või nagu see nende selline katki olek, et kuidas sa, kuidas sa lõppudesse suhtud, et kas sa oled selline kirjanik, kes armastab häid lõppe, positiivseid lõppe, õnnelikke lõppe või sa oled selline, kes nii-öelda lajatab elu täie karmusega lugejale lõpus? ma pigem tahaks uskuda, et ma armastan selliseid häid lõppe. Eriti kui on kirjutatud sellisest rasketest teemadest või kogu see raamat kulgeb niimoodi väga läbi raskuste nagu, siis võiks olla nagu ikkagi lootus peab säilima. See on nagu minu mõte. et ei saa olla niimoodi, et ongi kogu aeg raske ja kurb ja kõik asjad lähevad halvasti, vaid tegelikult lootus peab säilima ja ikkagi tihtipeale ma isegi julgen väita, et enamasti on need kurvad lood nagu ikkagi lahenevad ja on nagu hea lõpuga. seda on hea teada. ma ise ka armastan väga-väga siukseid, noh, kas just mitte selliseid läägelt õnnelikke lõppe, jah, just. midagi sellised, mis on, noh, sa saad aru, et sealt on võimalik edasi minna, mitte nii, et sein on igal pool ees. Just, Sul on hästi huvitav töö, sa oled raamatukogu hoidja, nagu ma aru saan. ja. Et sa oled nagu igapäevaselt raamatute sees, et kas see oli abiks kirjutamisel, et kas sa nüüd tead, mis on see hea loo saladus või kuidas kirjutada head raamatut, arvestades, et sa nii paljudega kokku puutud ja näed ka lugejaid, et kuidas on lugejate tagasiside ühele või teisele raamatule? No kuna ma ise olen väga suur lugeja, siis mul on juba aimu sellest, noh, mis minu jaoks on nagu hea raamat, et ta peab sind kohe ära siduma, et ei oleks see algus selline väga veniv, noh. ja raamatute keskel olemine on mind loomulikult aidanud ja et see lugemus ju aitab väga palju, ma arvan, et see ongi põhiline. Ma ei saa ka öelda, et ükski kirjanik ei ole saanud kirjanikuks ilma raamatuid lugemata. Ma vähemalt ühte kirjanikku tean, kes ütles, et ta ei lugenud eriti raamatuid, aga kirjutab ise väga häid raamatuid, nii et aga siiski ma arvan, et kõik see sõnavara, kõik see, no need raamatud on ju nagu, see ongi nagu üks minu teekondadest. et see võib olla põgenemisviis, see võib olla meelelahutus, põnevus, hea huumor. Et loomulikult see kõik on nagu väga oluline, et kujuneks mingisugune pilt, mingisugune tervik, et kuidas üks raamat võib olla väga tähtis, mitte üks raamat, vaid kuidas raamatud ongi nii väga tähtsad. kas sa oskad öelda, et missuguseid raamatuid vaja oleks või missuguseid raamatuid praegu noored lugeda tahavad? Et kas neid on ja võib-olla on näiteks mingid teemad, mis on, pole nii hästi veel kaetud, et mis teemadel võiks veel kirjutada, et äkki sa oma tööga seoses oskad vihjeid anda? mul on väga raske seda öelda kahjuks, sellepärast et no meil on ilmunud üsna palju tõlkekirjandust, eks ju, noortekirjandust, et noored neid loevad, aga eesti keeles on ikkagi natukene, natukene vähe seda noortekirjandust ja millegipärast tänapäeva noored armastavad pigem seda tõlkekirjandust või siis üldse armastavad lugeda inglise keeles, mistõttu ma olen oma kooliraamatukogusse ka hakanud tellima inglisekeelseid raamatuid ikka selle mõttega, et noored loeks, et ei ole siis vahet, mis keeles nad loevad. oluline on see, et nad loeksid, mida nad armastavad. No sellised teemad nagu noortel ikka, armumised, mingid keerulised olukorrad, kuidas nendega hakkama saada. Ma arvan, et kõik see, mis nagu ennastki noorena puudutas. Aga noh, mina olen sellest põlvkonnast, kui meil ei olnud ju saada just sellist noortekirjandust, no mis 70. aastatel, no me lugesime Mati Unti lugesin mina, no ma lugesin tol ajal väga palju, kõik, kus vähegi mingisugune tegelane oli enam-vähem sinna
enda vanuseklassist või see kõik läks, kuigi seal oli taustaks ju kõik see kolhoosi mingi kirjeldused kolhoosist ja heinategudest kolhoosis ja ma ei tea millest, aga, aga ikkagi seal vahel oli teemasid, mis puudutasid ja need olid toredad. ma olen nõus, mulle tundub, et me vist oleme lugenud sama noortekirjandust, et Jaa, minu noorus oli 90-ndad, aga raamaturiiulist oli võtta neid, mis olid vanaema omad, et olidki just, välja antud Nõukogude ajal jah, et selles jaa, mõttes Agu Sihvka ja Toomas jaa, Linnukapp jaa. ja kõik need. Kuidas sinu kirjutamise protsess toimub, et kas sul on mingid erilised rituaalid, kuidas sa saad ennast sellesse meeleollu või kuidas see tuleb või sul on lihtsalt nii, et üks hetk plahvatab ja siis sa järjest kirjutad, kuni valmis on? Mul on üldiselt jah niimoodi, et kui mul tuleb mingi idee, siis ma lihtsalt hakkan sellega pihta ja siis ma võin ennast sinna kirjutamisse niimoodi ära unustada, et, et ma järsku nagu tõstan pilgu ja vaatan, et oi, et õues on pimedaks läinud. Et võimalikult kiiresti see kõik siis kirja panna, see meenutab mulle natukene nagu keegi dikteeriks mulle kusagilt ja et ainult lase näppudel käia kiiresti, et ei läheks midagi kuskilt kaduma. Ja jube raske on siis seda pausi teha, sest ma tean, kui raske on siis järgmisel Järje päeval peale saada. ja järje peale sellega saada. Et pigem minul käib niimoodi jah, see. Et lood ei ole sinu omad, lood leiavad su lihtsalt üles, Jah, kuidagi nii on läinud. kasutavad sind ära Jah, kirjutajana. tundub nii jah. ma vaatasin, et sul on ilmunud ka ulmekogumikus lühijutte. et Ja kas ulme on ka selline teema, et kuidagi tundub, tavaliselt need, kes kirjutavad suhetest, aga sul paistab see ampluaa olevat väga lai sel juhul. Et kui ka teaduslik ulme läheb sinna alla. jaa, selle ulme juurde jõudmine läks mul niimoodi või üldse võib-olla kogu see kirjutamise juurde jõudmine tegelikult meile Jõgeval oli üks selline tore asi nagu loovkirjutamise kursus, mida vedas mu töökaaslane Enesööt ja ma otsustasin seal osaleda ja sinna kursusele tulid sellised toredad noored poisid, keda hirmsasti ulme huvitas ja nemad kirjutasid ulmelugusid. ja, ja ma läksin kuidagi sellega kaasa, et mulle tundus see huvitav. Mulle tundus see nii põnev ja tekkis see mõte, et kas ma ise oskaksin midagi niisugust välja mõelda. Mm, see tundus mulle väga, väga tõsine väljakutse, aga ma vist sain sellega päris hästi hakkama, sest nendele mõnele ulmejutule, mis ma olen kirjutanud, olen nagu päris head tagasisidet saanud. Et see oli jah, minu jaoks natuke ootamatu endale ka, aga, aga miks mitte proovida? ma just vaatasin, et mulle tundub, et nagu vist kõigis su raamatustes on justkui selline nagu salapära või müstilisuse element sees, et ilma selleta vist nagu päriselt ei saa, et kuidas see Hermann Hesse ütles, et nõidus on hädavajalik, et reaalsus ei ole kunagi piisav. et kas sul on seesama tunne? Jaa, väga hästi öeldud, selles mõttes, et ma arvan ka, et alati on midagi, mis on silmale nähtamatu. Ma täiesti usun sellesse. ja, ja elus lihtsalt on juhtunud niisuguseid asju, et jah, sa usud sellesse. ma isegi mõtlen, et noh, mina aeg-ajalt, ma armastan igasuguseid vandenõuteooriaid, mitte neid poliitilisi, need rikuvad usu jah, inimestesse, just. aga noh, seda, et ma ei tea, kapsas on tulnukas või midagi sellist, et need on väga alati lõbusad, et noh, ta justkui nagu aitab näha kuidagi teistmoodi või teise nurga alt. ja see, et kas see on tõsi või see ei ole tõsi, et see nagu ei oma isegi nagu noh, väga tähtsust. et noh, ta hakkab tähtsust omama siis, kui juhtuvad sellised halvad lood, et inimesed ennast valgendiga ravivad või Jah, tõsiusklikult arvavad, et maakera on lapik, aga et noh,
ma arvan, et nagu muus osas need sellised teooriad on tegelikult päris nagu arendavad. ta aitab näha asju teisest küljest. Jah. et selles mõttes ulme on nagu päris vajalik. kas on loota, et sul tuleb ka mõni pikem ulmeraamat? Ma ei oska sellele vastata. Eks ma ootan, mis mulle sealt ülevalt poolt saadetakse. saadetakse. Aga ma ei välista midagi. Ma ei välista midagi. kust sa oma tegelased leiad, et kas need tulevad sulle ka niimoodi väljapoolt või sa kuidagi kohtad neid tänaval, on sul prototüübid, on sul mingisugune süsteem, kuidas sa tegelasi üles ehitad? Mul on prototüübid ja isegi kui ma püüan neid tegelasi nagu välja mõelda, et siis ikkagi mingil hetkel mulle tuleb keegi silmad ette või kellegi lugu. Ja ikkagi jah, prototüübid on mul olemas küll. ma olen kuulnud, et näiteks Hemingway kirjutas ka oma tuttavaid üles. Ja. tema vist kuulsusrikkalt astus ämbrisse, üks tema sõber ütles, et kuule, no miks sa must niisuguse piripilli tegid. et siis ta peale seda hakkas natuke neid prototüüpe noh, moonutama, et need ei oleks päris nii üks-ühele äratuntavad. et sul Ja. muret ei ole olnud, et keegi tunneb ennast su raamatust ära ja on pahane? On olnud seda, et üks inimene ütles küll, et oi-oi, et sa kirjutad seal raamatus sellest, aga see ei olnud ju niimoodi. Et ega ta nii hull inimene ka ei olnud. Aga siis ma alati selgitan seda, et kirjanik võib teha mida iganes. Ta võib pöörata, võtta mingi osa sellest inimesest, teise osa pöörata täiesti pahupidi. See on nagu plastiliin, on see inimene kirjaniku käes, et see ei ole kunagi päris üks-ühele. Ma võiksin ka kirjutada täiesti, aga siis see ei oleks enam nagu ilukirjandus selles mõttes, et ma ei kirjuta kellegi elulugu. Ma ikkagi panen nad enda võtmesse, midagi võimendan, mingit iseloomuomadust, mingit tegevust kujundan ise ümber, täiesti vabad käed, teen selle inimesega, voolin temast mis iganes. kuidas sinu see nii-öelda see taustatöö protsess välja näeb, teed sa seda üldse? et on sul näiteks niimoodi, et mingisuguseid teemasid, mida sa oma raamatus käsitled, et sa neid kuidagi nagu äh, uurid eraldi või sa kirjutad ainult sellest, millest sa tead? Selles mõttes ma olen väga laisk inimene. et ma eriti midagi uurida ei viitsi. Et ma ikkagi kirjutan sellest, millest ma tean. Ja väga kummalisel kombel on minu elu kuidagi läinud niimoodi, et mul on väga palju erinevaid kogemusi, erinevaid situatsioone ette tulnud. elu on veeretanud mu teele selliseid rändrahne, millest ma olen ennast pidanud läbi raiuma. Et kui ma ükskord oma elust hakkasin ühele inimesele rääkima, siis ta kuulas ja ütles, et kuidas see on võimalik, et sinu elus on juhtunud selliseid asju nii palju. Et kui ma hakkan mõtlema, et ma olen nii igavat elu elanud, mul ei ole absoluutselt mitte ühtegi niisugust kogemust. Ja siis ma mõtlengi, et mul on seda ainest nii palju, millest kirjutada tänu sellele elule, milles ma olen. ma väga tunnen sarnasust siin, et ma just mõtlen, et mul on endal aeg-ajalt tunne, et ma olen ennast kuidagi ära neednud kusagil esimeses klassis, kui ma mõtlesin, et ma võiksin kirjanikuks hakata. ja siis elu mõtles, et aga annaks talle siis lugusid. et mul on tunne, et see on kuidagi selline ja lahti sellest enam ei saa. et need lood siis tulevad ja leiavad. kas Ja. sa oskad noortele anda mõne soovituse, et kuidas alustada kirjanikuks saamist? et sinu puhul selles mõttes tore asi on see, et sa ei ole kohe algusest peale, noh, ütleme 10-aastasest peale hakanud kirjutama või ma ei tea, hakkasid ja 14-aastaselt juba avaldatud, et sa oled siiski sellises noh, elanud ja siis hakanud kirjutama. et aeg-ajalt on see, et noh, kui sa kohe ei kirjuta, siis võib-olla sa pole nii andekas või et igas vanuses võib ju hakata kirjutama. et anna mõni hea nõuanne,
mis julgustaks kirjutama hakkama inimesi, kes ükskõik kui vanad nad parasjagu on, tahavad kirjutada? no mina arvan üldse, et Eestis on tegelikult väga lihtne avaldada kirjutatut. Et meil on igasuguseid neid kirjutamisvõistlusi, igasuguseid, no täiesti väga erinevaid. Lihtsalt ei olegi muud, kui tuleb saata lihtsalt, kui sul on sahtlisse kirjutatud midagi, tuleb lihtsalt ära saata. Ma natuke räägin nagu võib-olla siis sellest, kuidas see kirjutamise soov on tegelikult mind ikkagi ka nagu vist lapsest peale saatnud. Et mu üks klassiõde hiljuti ütles, et kas sa mäletad seda, kuidas me istusime nagu algkoolis koridoris trepi peal ja sa kogu aeg rääkisid meile mingeid lugusid, mõtlesid ise välja. Ja mul polnud absoluutselt see meeles, et ma olla juba siis neile kogu aeg rääkinud lugusid ja nemad istusid siis käsi põsakil seal minu ümber ja kuulasid. Mul ei olnud see meeles, järelikult see ikkagi on olnud minu sees kogu aeg. Et see mingisugune lugude rääkimine, lugude kirjutamine, et ja siis mingil ajal muidugi teismelise eas ma kirjutasin luuletusi. Ma arvan, et enamik noori alustab luuletustest. Ja siis mulle tundus, et ma olen jube hea luuletaja ja mul oli vanemate juures enda toas oli mul siis terve tuba, kõik seinad olid enda luuletusi täis kirjutatud. Et mu tuba nägi nagu selles suhtes päris õudne välja, et mul olid kõik seinad nagu justkui ära soditud, suurelt enda luuletused igal pool. Ja no mulle väga meeldis see ja mulle tundus, et ma olen päris hea. Niikaua, kuni ma saatsin oma luuletused ühele, oli üks luuletaja Vaike Pilvistu, kes elas kusagil Põlvamaal, Moostes minu meelest ja mul sõbranna oli sealt Moostest pärit ja tema viis Vaike Pilvistule lugeda mu luuletusi. Ja siis Vaike Pilvistu saatis mulle väga armsa kirja siis temaga tagasi ja noh, mõte oli, et sa oled tubli ja kõik, aga püüa veel. Aga vaatamata sellele mulle tundus ikkagi, et see luuletamine on minu teema, et mulle ja ma muudkui kirjutasin ja kirjutasin neid luuletusi, neid muudkui tuli mul, nii et kuni ma tulin Tallinnasse kooli, läksin õppima ämmaemandaks, siis ma kõndisin linna vahel, mul oli kaelas märkmik sellise takunööriga, mille küljes oli pastakas ja siis ma nagu kogu aeg niimoodi, nii kui mul mõni mõte tuli, nii ma kõik sinna kohe kirja panin. Ja ma enda arvates olin ikka kõva tegija. väga romantiline. Ja ja, ja siis mingil hetkel ma sain aru ikkagi, et need luuletused ei ole päris need, võib-olla mul on nad kõik alles, nüüd on neid tore lugeda. Siis tuli muidugi elu vahele selles mõttes, et tuli suur armastus, ma lõin pere, abiellusin ja siis ma ei kirjutanud ikka nagu väga kaua mitte midagi. Väga kaua aastaid oli selline paus, et aga siis, kui mul see mõte nagu uuesti tuli, ühesõnaga siis et tegelikult noorena, just ma tahan seda öelda, et noorena tasub ka isegi, kui sulle endale tundub, et sul on nagu nii tore, olgu luuletused või jutukesed või mis iganes sa oled kirjutanud, alati tuleb neid proovida saata, kui sa ise tunned, et sa oled valmis, aga kui sa valmis ei ole, siis ei ole mõtet, siis järelikult tuleb natukene veel oodata. Aga näiteks minu mingid luuletused ilmusid tegelikult meil kohalikus ajalehes ka. Mul oli julgust, mulle tundus, et ma võiks saata, et ma olen selles päris hea ja need avaldati, nii et see oli ka üks selline, mis andis kindlasti julgust.
miks mitte. mõni luuletus kusagil kohalikus ajalehes või saata kusagile. Värske Rõhk on meil ju selline koht, kuhu võib proovida saata või ja kui sa juba oled midagi valmis nagu päriselt teistega jagama, siis mina julgustan küll, et tuleb saata. Osaleda võistlustel, saata oma käsikiri ja tegelikult Eestis on see väga lihtne. Et minu meelest küll. ma siit korjasin üles, ma saan aru, Stephen Kingil on vist see, ma pole päris kindel, kas ta ise on seda öelnud või tema kohta on seda öeldud, et ühel hetkel kvantiteet muutub kvaliteediks. et Jah, Stephen Kingil on see, et ta on otsustanud, et ta iga päev kirjutab 2000 sõna või rohkem, ta tegeleb sellega 4 tundi, siis on tal vaba aeg, ta teeb midagi muud ja ta on tegelikult ju meeletult kirjutanud. Ja noh, selge see, et ega kõik, mis ta kirjutab, tõenäoliselt ei ole hea, aga kuna see maht on nii suur, siis seal on head kraami kõvasti. Et ma saan ja, aru, et sul on seesama mõte, et kui tuleb tunne, siis tuleb kirjutada ja ja just. Sest mul on siiani see, et ma vahel, noh, mul on ka tohutult märkmikke, tohutult on igasuguseid lipikuid, paberi, no ühesõnaga selline korrastatud kaos või noh, nii osaliselt korrastatud kaos. Ja siis aeg-ajalt mul satuvad endal ka need näppu, mida ma olen aastate jooksul nagu kirja pannud, kas või mingeid mõttekatkeid või mingeid niisuguseid äh, mingeid ideid või jupikesi, ideejupikesi või mingeid süžeesid või et tegelikult vahel ma sirvin neid ja noh, mõne puhul ma vaatan, et issand jumal, et mis asi see on, viskan minema, noh, täiesti mõttetu. ja mõne puhul ma mõtlen, et kas tõesti mina olen sellise kirjutanud, nagu nii hea asja, et kas tõesti need on minu mõtted, et uskumatu, ma ei mäletagi, et ma oleks nagu midagi sellist kirjutanud. et nii ongi, lihtsalt tuleb kirja panna, kui sul tuleb mõte, tuleb see kirja panna, sest kirja panemata mõte on kaotatud varandus. ma ei mäleta, kes seda ütles, aga nii on. aga see on väga ilus mõte. Ma tahaksin sellega lõpetada, aga mul tegelikult tekkis veel üks küsimus. kuna sa töötad raamatukogus, siis mul on olnud viimastel aastatel noh, selline natuke kurb ülesanne tühjendada vanu maju, ühte ja kahte, mul on mõned inimesed, kes on lahkunud ja sealt on jäänud järgi raamatuid ja ma olen mõtisklenud nende üle ja ma ütleme, vaadates neid metsikult suuri raamaturiiuleid, vahel mõtlen, et kas ei ole nii, et kõik raamatud on juba ära kirjutatud, kõik ideed on juba ära kirjutatud, et milleks veel uusi kirjutada. Ja siis, kui ma olen mõnda neist avanud, siis ma olen jõudnud järeldusele, et tegelikult raamatutel on parim enne kuupäev. noh, selles mõttes, et mingid ideed nendes väsivad, et see on see, mis võimaldab uutel raamatutel veel tekkida, et kas sa raamatukogu hoidjana kinnitad seda mõtet või lükkad ümber, et kõik, mis on trükitud, on hea ja Mm, igavene. see kindlasti ei ole õige, et kõik, mis on trükitud, on hea. aga ma ei tea, kas mul on läinud elus nii hästi või ma olen osanud kuidagi neid raamatuid valida niimoodi, kui ma mõtlen enda lugemuse peale. mul ei ole olnud ühtegi sellist raamatut, mis oleks kuidagi teist kopeerinud või kust ma ei oleks saanud mingit uut nurka, vaatenurka, mingisugust uut mõtet. ega siis mõtted ju tulevad ka sellest, mida sa loed. ega siis mina arvan, et see kirjandus kõik ongi puhas vargus. et ma loen midagi, mul tekib sellest omakorda mingi, see kõnetab mind, mul tekib sealt omakorda edasi mingisugune mõte. et see on nagu lõputu dialoog. see on lõputu dialoog, jah, just, ja et jah, nii on, see on ilus mõte. olgu, siis lõpetame selle mõttega. suur aitäh ja, sulle! ja palun.